Viru Keskuse Rahvaraamatusse. Mul on suur au esitleda uut raamatut, mille autor istub siin minu kõrval, Susanna Veevo. See on Susannal juba järjekorras teine raamat. Esimene Minu Iraan, mis kuulutati suisa aasta reisiraamatuks 2023, vist kui ma ei eksi, koos minu Tuneesiaga. Nii et, ja olles juba lugenud selle raamatu peaaegu 2 korda läbi, võin öelda, et see on üks kindel kandidaat selle aasta reisiraamatu tiitlile. Nii et, jah, kes ei ole lugenud, loomulikult ei ole veel jõudnud lugeda, sest see alles tuli välja. Et ma kindlasti soovitan, sest see raamat on selline, et mina, kui ma raamatut loen, et mul ei juhtu seda kuigi tihti, et võtab silma märjaks. Ja et siin tõesti, et vahest rõõmust ja teisalt ka kurbusest on ka kuremaid kohti, et see raamat niimoodi mulle mõjus. Nii et tõesti väga, väga südamlik. Aga alustame kõigepealt siis sellest, et räägi meile, kuidas sa sinna Türki sattusid. Mina juba tean, aga teised veel ei tea, nii et anna teada. Kõigepealt aitäh, Margus, ja ma loodan, et sa nüüd ootusi liiga kõrgeks ei ajanud, et ma ei tea, kas iga lehe peal nutta ja naerda vaheldumisi saab, aga võib-olla jõuad aeg-ajalt iga 10 lehekülje tagant ikka. Aga aitäh sissejuhatuse eest, aitäh kõigile, kes on tulnud täna kuulama, aitäh ka, kes Facebook Live'i vahendusel kuulavad. Ja hea meelega räägin natukene Türgist, miks ta on minu jaoks hästi südamelähedane riik ja veelgi südamelähedasem rahvas. Ja kõigepealt, kuidas ma sinna üldse sattusin, siis minu peamine eesmärk oli minna Türki selleks, et saada Türgist aru, et õppida seda riiki tundma, et saada vastused võib-olla mingitele küsimustele ja võib-olla küsimused mingitele vastustele. Et põhimõtteliselt, et eestlasena, võõra inimesena, üsnagi teistsugusest kultuurist tuleva inimesena lihtsalt natuke nagu aru saada, kuna ma õppisin Lähis-Ida uuringuid ja Lähis-Ida ei ole võib-olla kõige lihtsam piirkond, kuhu tingimata minna õppima või kellega oleks Eestil ka lihtsalt väga palju mingisuguseid partnerluslepinguid ja suhteid, et seda saaks hõlpsasti teha. Aga Türgi selles mõttes oli erandlik, et Türki õppima minek oli väga lihtne ja sinna sattumine oli lihtne, sinna jäämine oli natukene raskem, aga igal juhul Türki läksin just läbi õpingute ja selleks, et mõista mingisuguseid asju, mida Tallinnas klassiruumis nagu tingimata ei mõistnud. Aga kuidas sa nüüd tunned pärast neid õpinguid seal Türgis, et see sinu arusaam türklasest kui inimesest, türklasest kui rahvusest, et kas see muutus paremaks või halvemaks? No, ma ei tea, kuidas saaks olla võimalik, et muutuks halvemaks. Mida ma nägin, mida ma võib-olla tingimata nii hästi veel ei saanud aru Eestis või ei teadnud Eestis, aga mida Türgis nagu nägid põhimõtteliselt esimesest päevast alates oli lihtsalt selle rahva kohta, kuivõrd armsad inimesed on türklased, kui palju nad üksteist hoiavad, kui palju nad hoiavad seda, kes neile head tahab, kes nendega kaasa mõtleb, kes siiralt üritab lihtsalt sisse sulanduda, aru saada, õppida. Et kui ise lähed avatud meelega sinna, siis mina nägin küll, et 90% võetakse sind suurepäraselt vastu ja see ülejäänud 10%, seda leidub igal pool mujal ka, kus on mingisugused kõrvatilgad. Et minul oli igal juhul väga hea kogemus Türgi rahvaga, võib-olla sutsukene vähem hea kogemus bürokraatia ja sellise igapäevase asjaajamisega, aga jällegi see ei oleks ju päris elu, kui see nii ei oleks. Jah, samad sõnad. Ma läksin Türki koduhoidjaks, majahoidjaks Hille Hanso juurde, kes on kirjutanud kunagi raamatu Minu Istanbul. Ja tal oli vaja lihtsalt kedagi, kes seal kassidele süüa annaks ja lilli kastaks, kui ta käib reisijuhina mööda maailma gruppe juhtimas. Ja siis ma läksingi sinna proovima, et kuidas ma seal hakkama saan. Ja hakkas nii meeldima, et tõesti ma alguses mõtlesin, et see 2,5 kuud, kui tal oli sinna inimest vaja, et ma olen selle ära ja tulen koju tagasi ja jäin 1,5 aastaks sinna, nii et tegin oma elamisloa ja veel teisegi ja nii et. Aga võib-olla
lähemegi siit selle elamisloa juurde, sest see on tõesti see Türgi elamisloa saamine. See on alati keeruline ja ka naljakas ja räägi põgusalt sellest, kuidas sinul see kodalipp käis. Minu jaoks see oli kahtlemata üks kõige keerulisemaid osasid üldse Türgis olemise ja seal elada üritamise juures. Miks see on keeruline, võib-olla natukene sealt taustast rääkides ka, et selleks, et jääda kauemaks kui 3 kuuks Türki, on vaja saada elamisluba, aga see protsess võtab tihti aega kuni 5 kuud ja sellest selline 3 kuni 4,5 kuud on kusagil lihtsalt ootel olemine ja passimine ja lootmine, et äkki ühel hetkel see elamisluba jõuab. Ja minul läks suhteliselt sujuvalt nende paberite sisseandmine ja intervjuul käimine, seal vaadati otsa, et kõlbab küll, et selle tüdruku võime siia jätta mõneks ajaks. Siin Margus näitab ka kõiki kohustuslikke elemente, rosasid gaasi ja kogu seda paberimajandust, mis sellega kaasnes. Aga mis minu jaoks oli nagu lõpuks kõige keerulisem osa, oli see selle plastikkaardi, ID-kaardi tüüpi kaardi kättesaamine. Mul oli kursakaaslasi, kes ühe semestri jooksul seda kätte ei saanud, kes läksid lennujaamad koju tagasi lennata pärast 6 kuud ja kellele öeldi 2 võimalust. Maksate mulle praegu 200 eurot või saate 5 aastaks sisenemiskeelu. Kõigepealt, kas see maksmine oli nagu laua all sularahas või mingisuguse kvitungiga, ma ei kommenteeri. Ennast ei olnud seal, nii et mulle seda pakkumist ei tehtud, aga mul oli sõpru, kes otsustasid maksta, kes ütlesid, et ma tahan varem tagasi tulla. Oli sõpru, kes ootasid kalendripäevade järgi, millal see 5 aastat täis saab, et jälle Türki lubataks. Mina olin natukene agressiivsem oma lähenemisega. Ma käisin mööda Istanbuli oma piirkonda, käisin kõik postkontorid läbi, ütlesin, et ennem ära ei lähe, kui te annate mulle see ümbriku, mis ma tean, et on teil kuhugi laua alla libisenud. Ja lõpuks leidsingi õige posti sorteerimiskeskuse, kus nad siis ütlesid, et näed, siin on kotid, hakka vaatama, et kui leiad, siis võta kaasa. Ja läksin küünarnukkideni sinna postikotti ja otsisingi nii kaua, kuni leidsin enda nimega ümbriku, kus oli see kaardikene käes ja tänu millele ma sain lõpuks ometi olla vaba inimene jälle. Ma võisin Türgist lahkuda, ma võisin sinna tagasi minna, aga see protsess ise oligi selline 4,5 kuud, millest paberite sisseandmine oli 1 päev umbes ja kogu ülejäänud aeg oligi ootamine. Et see ei olnud igapäevaelu kõrvalt nagu võib-olla kõige sujuvam, kõige meeldivam protsess. Ja teadmiseks nendele, et kes seda tulevikus kavatsevad teha, et see, mis siin raamatus on sees, see saamise protsess, et see oli oluliselt lihtsam aastal 2018, et kui ma tegin 2021, siis see oli juba märksa keerulisem ja aasta edasi oli veel keerulisem. Nii et osad välismaalased lihtsalt lahkusidki Türgist, sest nad ei saanud oma elamisluba pikendada, kuna pandi nõudmised peale, seal oli vaja maja omanikult või siis korteri omanikult mingid katastri väljavõtteid ja notariaalselt kinnitatud. Lihtsalt korteri omanik ei viitsinud sellega tegeleda, tal oli lihtsalt võtta uus üürnik, kes seda ei vajanud ja nii see pididki ära minema. Aga jah, veel siin mõned naljalood juurde, näiteks mida raamatus sinu ajal ei olnud. Mul toonitati, et sa pead kindlasti nende roosade kaantega tulema, sa ei tohi tulla pruunide kaantega või ükskõik mis teist värvi. Et mul üks tuttav jaapanlanna, kes ka seal juba oli 10 aastat elanud, et teda saadeti tagasi, kui tal olid teist värvi kaaned. Siis need, muidugi kõik need notariaalselt kinnitatud üürilepingud, pluss nüüd need katastri väljavõtted, elukindlustus, kohalik see maksunumber nagu siis või nagu mingi maksuametist tuli registreerida ja riigi lõivusid oli 3 suisa nüüd lõpus juba. Et kui ma tegema hakkasin, oli 2, pärast oli veel üks lisandunud ja kindlasti taheti saada neid panga väljavõtteid või maksekorraldusi, mis ma ei arvanud, et see nii oluline on, et ükskord jäi see randevu on siis see, kus sa lähed oma dokumente üle andma praktilised intervjuu. Jah, nagu intervjuu et siis randevul vaadati kohe, et kus on maksekorralduse koopiad, ei ole. Mine ära järgmine kord 6 aja pärast. Nii et sul oli vist ka just enne seda koju sõitu, sa hakkasid Eestisse sõitma vahepeal ja said napilt kätte, et minul oli ka nii, et ma läksin hommikul kell 6, ma hakkasin kodust välja minema, et jõuda postkontori avamise ajaks, siis kella 8 või umbes niimoodi, et ma sain selle kätte ja siis sealt otse lennujaama, nii et
kui ma ei oleks seda saanud, siis ma poleks Türki tagasi enam saanud minna, sest ma olin juba üle selle 3 kuu olnud seal, et see oli nagu see põhiprobleem just kõigile. Ja siis sa oleks siis saanud ka selle variandi, et kas maksta või mitte enam tagasi tulla üle? Ja noh, trahv oleks igal juhul tulnud, et tavaliselt neil oligi jah, et sa maksad mingi trahvi ja siis sa enam tagasi ei saa. Aga jah, minu ajal selles mõttes ma jõuan küll raamatus seda rõhutada, et oli ikka nii raske ja oli ikka kadalipp ja nii edasi, aga oli veel oluliselt lihtsam kui siin Margus ajal mõned aastad hiljem. Aga no võib-olla siin oleneb ka lihtsalt see, et mis alusel minna. Mina tudengina, mul oli ka meie Türgi saatkonnast, ehk siis Türgi saatkonnast siin Tallinnas oli ka tudengiviisa olemas ja ka selle alusel näiteks, ma ei tea, panga väljavõtteid selliseid asju polnud üldse vaja, et nad teadsid, ma olen stipendiumiga ja see ikkagi vähendas oluliselt juba seda paberimajanduse mahtu. Ma arvan, et tõenäoliselt tudengina on see asi lihtsam, et mingid asjad on lihtsalt jäävad vahelt ära. Aga mida minu käest hästi palju on küsitud, kõik, kes Türki lähevad ja täiesti võõrad inimesed saadavad mulle vahel sõnumeid, et soovita mulle head hammammi Istanbulis. Ja ma pean tõesti vastuse võlgu jääma, sest ma ei ole kunagi hammammis käinud Türgis. Ütleme, et võib-olla 20 aastat tagasi, kui ma seal esimest korda käisin, siis sõbrad rääkisid veidike hirmulugusid, et kuidas seal naist masseeris siis mees ja katsus kuidagi kahtlaste kohtade pealt, nii et mina ei tahtnud, et ma pruuti katsutaks raha eest seal ja siis ma ei lubanud tal minna. Ja mina ise ka ei läinud lõpuks. Aga noh, tuleb välja, et see ikkagi ei ole nii hull ja korralikes hammammides seda ei tehta. Et müü mulle maha see mõte, et miks ma peaksin hammammi minema? Olgu, ma hakkan müüma. No mina käisin hammammides nii Istanbulis kui ka teistes linnades. Võib-olla erinevus oli see, et mina käisin küll suhteliselt rangelt ainult sellistes nagu religioossetes hammammides, et mis olid nagu naabruskonna hammammid, kus välismaalasi eriti ei käinud, kus, ma ei tea, keegi inglise keelt ei rääkinud ja esimesed korrad käisin kohalike sõbrannadega, mis tähendas, et võib-olla nad olid mingisuguse filtreerimisega ise seal jõudnud juba ära teha. Minu hammammi kogemused olid üldiselt positiivsed, natukene veider võib-olla oli, aga see oli pigem lihtsalt selline kultuuriline elamus ka. Aga mida ta siis endast kujutas, oli selline tüüpiline, ma ei tea, võib-olla aurusauna moodi elamus, kus sul on need keraamilised plaadid on põrandast laeni põhimõtteliselt, oled üleni seal plaaditud ruumis, kus kuumad dušid tekitavad sellist auru, mis siis ongi selle meie aurusauna moodi ja kus siis saab lisaks teenusena endale tellida kas massaaži või siis kehakoorimist. Kumbki neist ei ole mingisugune hellitav teenus, mõlemad on nagu räige piinamine, aga selle eest fantastiline elamus. Et mõtlen, kui mina käisin, siis võib-olla see selline hinnaklass oli umbes selline, et maksid, ma ei tea, 4-5 eurot umbes hammammi sisenemise eest ja siis äkki 5 eurot oli kas koorimine või massaaž või siis kombona oli mingisugune soodustus seal veel, aga ütleme 15 euro eest toona võisid saada nagu täieliku spa kogemuse. Ja pärast seda, kui sind oli praktiliselt, sul oli nagu terve üks kiht nahka maha kraabitud, siis tundsid ennast küll nagu uus inimene, et nagu see nagu beebinahk oli põhimõtteliselt. Aga seal oli rangelt, olid sood loomulikult eraldi, et need hammammid, põhimõtteliselt oli 2 võimalust, kas hammamm oli lahti üle päeviti meestele ja naistele, et üks päev mehed, teine päev naised, või siis oli seal 2 erinevat poolt, et mehed läksid ühelt poolt maja sisse, naised läksid teiselt poolt maja sisse. Mingisuguseid segahammamme ja veel vähem selliseid, kus mehed oleksid naistele protseduure pakkunud, sellist asja mina pole oma elus näinud, et see on ikka mingi kõlvatu asi. Jah, tõenäoliselt see oli mingisugune turistilõks võib-olla kuhu viidi, sest et jah, et see sõbranna rääkis, et seal olid Soome vanaprouad, kes kihistasid naerda ja neile väga see meeldis ja nad läksid teist korda veel ja ta arvas, et läksidki selle mõttega, et see mees neile sellist huvitavat massaaži teeb. Tead, ma pean ka ütlema, et Soome vanaprouasid mina kunagi hammammis ei näinud, et võisi olla Türgi vanaprouasid küll. Aga jah, pigem see oli selline naabruskonna linnasaun põhimõtteliselt, kus sa läksidki kord nädalas, et ennast puhtaks pesta, et jah, saaks mingi nädala siukse mustuse maha, saaks pead pesta
ja mida ma Istanbuli hammammides nägin, mida ma mujal ei näinud, oli see, et lasti endale muuhulgas ka näiteks teha siis mingit karvaeemaldusprotseduure, et seal naised suhkruvaha palliga siis eemaldasid üksteisel karvu ja rääkisid siis juttu samal ajal, pesid seal pead ja küürisid selga ja no puhas selline linnasaun põhimõtteliselt. Et minule see kogemusena ta oli nagu armas, mitte iga välismaalane, keda ma sinna viisin, tahtis minuga pärast edasi suhelda, aga see oli nende probleem, mitte minu oma. Ühe korra küll ma viisin ühe meessoost välistudengi hammammi, nii et mina läksin oma poolele, tema oma poolele, aga pärast seda ei tahtnud minuga enam eriti rääkida, et ma ei oska kommenteerida. Aga räägi palun sellest ka, mis on selle hammammi traditsiooni taga veel vanadel aegadel naised just... Ja mis oli hästi huvitav, kui ma esimest korda hammammis käisin, siis see oli ühes väiksemas linnas, ühes üsna ajaloolises linnas koos kohalike ka suhteliselt religioossete sõbrannadega, kes rääkisid, et see traditsioon tegelikult on selles, et hammammi minnakse, tihti noored tüdrukud lähevad esimest korda hammammi enne seda, kui nad abielluvad. Ja siis see hammammis käimine on muuhulgas nagu traditsioon, kus siis peigmehe ema vaatab selle pruudi üle, et kas on ikka sobilik tüdruk, et kas on ikka puusad, mis jaksavad lapsi sünnitada ja nii edasi. Ja siis seal tehakse igasuguseid hennamaalinguid ja muid protseduure ja valmistutakse siis pulmadeks. Aga jah, seda nagu tausta mina üldse ei teadnud ja no nii palju, kui mina käisin, seal tõesti ühtegi pulmaseltskonda ei olnud ja mingit inspektsioone ei toimunud. Aga täitsa huvitav oli teada, et ilmselt väiksemates külades või siis ka traditsioonilisemates suguvõsades ilmselt on see traditsioon endiselt elus. Huvitav, kas meil Eestis ei olnud vanasti sellist traditsiooni, et viidi mini ja sauna ja vaadati üle seal, et kas ta on ikka naiseks kõlbulik? Ei oska kommenteerida. Aga jah, siit üks huvitav teema veel, mis oli sul seal raamatu lõpupool, et eestlaste ja türklaste sugulus. Et mis tegelikult jah, ei pea enam paika ja siin koolides ei õpetata, aga et neil endiselt õpetatakse. Ja mulle väitis ka üks Türgi kaupmees, siis, kellega ma seal äriasju ajasin. Et tihti kohtusime, ikka ma rääkisin, mida ma seal söön ja käisin jälle seal ja mis mulle maitseb ja ütles, et sa oled ikka täitsa türklane. Ja ma olin naljaga niimoodi, jah. Ja lõpuks ta teadis, et tead, ma arvan, et sa oledki türklane. No ei saa olla, et ma tulen sealt poolt. Ei, me oleme sugulasrahvused ja isegi kui ei ole, et kui see Krimmi sõda oli ja tead, türklased tulid sinna päris kaugele, nii et ma arvan, et sa oled jah poolenisti türklane. Ma ei ole veel seda DNA testi teinud, aga... Jah, seda kuulsin mina ka hästi palju ja just seda räägivad haritumad türklased, kes on koolis õppinud sellist sugulust ja muuhulgas just lingvistiliselt räägitakse, et eesti keel ja türgi keel on täiesti sugulaskeeled ja kes tahab seda tõestada, see võtab kohe mingisuguse ühise sõnavara ette ja ühise grammatika ette ja ütleb, et näete, ma ju ütlesin teile, et on sugulaskeeled. Euroopas me seda ei õpeta, pigem see on selline tore müüt, mida nagu siin me arvame, et oleme kummutanud ja mida mujal tingimata ei arvata, aga põhimõtteliselt see loogika on selles, et meie soome-ugri rahvana, soome-ugri keelena tuleme Uurali mägedest ja turgi rahvas ehk siis türklased, aserid ja teised sugulasrahvad tulevad samuti Uurali mägedest ja kusagil ikkagi on siis mingisugused ühised esivanemad ja mingisugune ühine keel, ühine grammatika. Ja olgugi, et siin me seda nagu tõepähe ei võta, siis minu esimesed näiteks türgi keele eksamid nägid välja sellised, et kuna ma õppisin ka araabia keelt, et siis ma võtsin oma araabia keele sõnavara, panin sinna peale eesti keele grammatika, kuna meil grammatikas on tõesti türgi keelega nii palju ühist ja sain oma eksamid A-d. Ja polnud mingit küsimust, oli täitsa ehtne türgi keel. Niimoodi võis teha esimesed 2 kursust, aga edaspidi enam mitte. Siis läks nagu keerulisemaks. Aga see on naljakas küll, kui palju meil ühist on ja kui palju on nagu võimalik ka täiesti igapäevases keeles leida mingisuguseid väljendeid, mida me räägime Eestis näiteks slängina, mida räägitakse türgi keeles slängina, aga mida nagu kusagil mujal niimoodi ei räägita. Väga huvitav. Aga siit ma tahtsin edasi minna Türgi köögi juurde. Et
meie köögid ei ole kuigi sarnased. Aga noh, minu jaoks on jah see üks põhjus, miks mulle seal väga meeldis elada, on kindlasti see söök. Ja noh, kes juba on sellega kursis, teab mida ja kus süüa, et siis tõesti see on ikka ääretult maitsev. Et räägi võib-olla enda kokkupuudetest või mis on sinu esimesed üllatused või mida sa proovisid ja sa ei teadnudki, et see on hea või siis, mis siis hiljem jäid näiteks lemmikuteks? Minu jaoks võib-olla number 1 kõigepealt on see kultuur, mis Türgi köögi ümber üleüldiselt on või mis söömise ümber on. See, et koos söömine on kõige sotsiaalsem asi, mida sa saad nagu üldse ette kujutada, et see on nädala tipphetk, kus suguvõsa või sõpruskond tuleb koos laupäeval hommikus sööma ja kus nad söövad seda 5 tundi kuni õhtusöögini välja praktiliselt. Aga lihtsalt see, mis see sotsiaalne pool seal on, kui oluline see on, et me võtame aega üksteise jaoks ja see, et meil on nagu laua peal 25 taldrikut, see on nagu kohati isegi kõrvaline, siis põhiline on see, et meil on ka ümber on 25 inimest või 10 inimest või 5 või mis iganes. Aga jah, see türklaste sermekafalt, see suur hommikusöök, mida nad söövad nädalavahetused, mis võib-olla me võime siin, ma ei tea, brunchina kuidagi nimetada või sellena tõlgendada, see on minu jaoks üks kõige erilisemaid selliseid nagu ka võib-olla isegi kulinaarseid elamusi, kuna seal on lihtsalt nii palju, ta on selline meesetüüpi söögiaeg, kus sul ongi laua peal, tõepoolest võibki olla 25 erinevat taldrikut, nii et restoranides sulle tuuakse üks lisalaud ja teine lisalaud, sellepärast et kõik taldrikud ei mahu ära lihtsalt sinna ühe laua peale ja kus sul on sellised väiksed taldrikud, et 2 ampsu igale inimesele ühe taldriku peal ja kus tõesti sa oledki tundide kaupa seal hommikusöögilauas ja jõuad kogu oma elu ära rääkida koos oma lähimate sõpradega. Ja see on midagi, mida mina nagu ka Eestis üldse igatsen, mida siin kusagil ei pakuta, et kebaabi ikka saab ja mingisuguseid, ma ei tea, muid asju, künefeid ikka saab, aga vaata seda kultuuri, mis kaasneb selle toiduga, seda tingimata ei saa. Mis on meese? Kõik ilmselt ei tea. Meese ongi selline nagu jagatud laud põhimõtteliselt, kus sul on väikesed road, mida siis kõik omavahel jagavad, et kõik taldrikud on kõikide omad. Ja sul on tihti võib-olla ees omal mingisugune taldrik, kogud sinna natuke ühte, natuke teist ja siis kõik söövad kõike. Selle sees on tavaliselt, on juustu, on leiba, on mingisuguseid lihatooteid, on võib-olla küpsetisi, on mingeid tomati, paprika määrdeid, vahustatud juustu, võid, selliseid asju ja siis sellega kaasneb lõputu tee, mida türgi keeles nad ütlevadki lõputu, ehk siis nii palju, kui sa jaksad ära juua, nad toovad sulle uue kannu ja uue kannu ja uue kannu ja uue kannu ja selle 5 tunni jooksul jõuab päris palju seda teed juua. Ma seda ei teadnudki, mis selle nimetus on selle lõputu tee või kas tal on mingi erinimetus ka, muidu tšai lihtsalt, aga... Ma korraks mõtlen, ma päris hästi ei mäleta, kas see võis olla äkki mingi sõrnases tšai või midagi siukest. Ma jään 100% kindla vastuse võlgu, aga jah, see lõputu tee oli õigetes hommikusöögikohtades on ta ikkagi nagu lahutamatu ja kui seal hakatakse arvele panema teetassi juurde, siis peab kaklema minema, see on reegel, sest vahel nagu ka õngitsetakse, et kas on lollid ja maksavad ära, ei maksa, lähen kaklema. Jah, teed sai seal tõesti lõputult juua Türgis, et kui mina sinna läksin, siis läksin sinna, lisaks sellele, et ma Hille juures seal olin see koduhoidja, et ma kohe avastasin ka, et seal on palju kaupa, mida siia Eestisse saata, nüüd saan reklaami teha, et siin padjad meie selja taga ja see vaip siin maas ja ka trummid ja kõik, et on universaaluniversumist. Muidugi jah, ma varem ei maininud, et seal laua peal on korvikene nende võtmehoidjatega, et siit saab igaüks endale võtta mälestuseks võtmehoidja, mis on selle sinise kaitsva silmaga. Ja Türgis on seda kaitsvat silma iga pool ja seal on ka veel neid poe sooduskupongi, kes tahab omale võtta. Aga jah, et seal kaupa tehes nendega, siis ma pidin seda tšaid jooma niimoodi lõputult lihtsalt nagu päevad otsa. Ja nii kui mul see klaas tühjaks sai, jälle Hassanabe, et jälle too jälle uus kandiku täis meile. Ja midagi nad ise panevad kõvasti suhkrut sisse, et mul lõpuks läks seal Türgis elades veresuhkur nii kõrgeks, et ma lõpetasin
selle suhkru tarbimise ära. Iga kord, kui see Hassan siis tuli jälle uue kantikuga, siis ta juba teadis, et see mees suhkrut ei taha. Okei, siis võttis need suhkrutükid jälle ära sealt. Aga jah, muide, üks asi veel siia selle Türgi köögi juurde, mis mulle räägiti, mida mainis mulle üks süürlane üldse. Et kui mina rääkisin, et meil on Eestis hoopis need kebabid on teistsugused kui siin Türgis, et kuidagi Türgis need on nii kuivad ja üldse pole seda kastet vahel, aga meil on ikka siuksed korralikult seda küüslaugu kastet on sees ja siuke, et see nagu nõretab sellest ja kutsutakse shaurma ja siis ütles, et ei, shaurma on Süüria toit, et see ei olegi Türgi kebab, see on Süüria oma. No see on ka selline klassikaline vaidlus umbes nagu Türgi kohvi kohta, kas ta on ikkagi Armeenia kohv või on ta Bosnia kohv või on ta mis iganes, Kreeka kohv, et eks need köögielemendid liikusid ka koos kaupmeestega ja koos rahvastega ja ma arvan, et igaüks võib natuke enda omaks pidada. Aga parimat Türgi kebabi üldse pidi muidugi Berliinis saama, nii et ma ei kahtlust. Aga tegelikult, kui selle tee ja kohvi peale veel minna, siis Türgi tegi isegi minust teejooja, kes ma muidu eriti teed ei armasta. Ma tegelikult siiani natuke arvan, et tee on selleks ajaks, või tähendab, teed joovad lapsed ja haiged, et muidu pole nagu põhjust. Välja arvatud, kui oled Türgis. Aga lihtsalt, kuna sealne kohvikultuur on ikkagi niivõrd nagu Türgi kohvi ümber keerlev, et äärmisel juhul sa võid saada Nescafe'd kusagil või lahustuvat kohvikohvikust, kui sa seda kanget paksu Türgi kohvi ei taha, et siis on parem juba juua kas seda paksu kohvi, kus sul on pärast hambad üleni kohvipuru täis või siis teed juua. Aga mida mina vist igavesti jään imestama, on see, kuidas türklased ja tegelikult ka araablased, kuidas nad keedavad kohvi kuuma liiva peal. Et see on loomulikult on traditsiooniline viis, mida tänapäeval eriti ei tehta, aga mis tuleb ilmselt siis tuleb sellisest kõrbenomaadide elust, aga just nimelt sellise messingist kannu sees siia sisse pannakse siis ohtralt kohvipuru, mis on hästi peeneks jahvatatud ja pannakse ta siis liiva peal või mulla peal või tavalised inimesed gaasipliidi peal, panevad selle keema, lasevad ta 2 korda keema minna, võtavad ära, panevad uuesti keema ja siis valavad selle välja. Ta on tõesti selline paks kohv. See kohvipuru ise jääb siia kannu alla, jääb ka selles väikses tassikeses, jääb lõpuks täiesti sinna tassi alla. Et kui sa õigesti jood, siis tegelikult ei ole hambad pärast üreli kohvipuru täis. Kui sa oled välismaalane võib-olla on, aga kus sa siis joodki umbes 2/3 sellest kohvitassist jood ära ja see on siis see Türgi kohv, mis võib-olla, kui meie tahame vastet tuua, meenutab natuke meie pätikad lihtsalt, et jätad selle paksu lõpu sinna alles. Aga mis on ka selline nagu tseremoniaalne elamus võib-olla tihti ja mida nagu päris 5 korda päevas ei tehta, nagu meie vajutame nupule ja kohv tuleb, et see on rohkem ikkagi selline üksteisega jagamine ja selline ka sotsiaalne elamus, kuivõrd lihtsalt kofeiini laks. Aga kas ka kohvi paksu pealt ennustamine? Seda tehakse ka ja mul oli sellega küll selles mõttes kahetisi elamusi, kuna ma õppides olin seal peamiselt väga religioosses islami instituudis, siis seal ennustamine ikkagi natuke oli haram, et see oli keelatud, seda me ei teinud. Aga ilmalikud inimesed ennustasid hea meelega, nii et sa jõid oma tassi tühjaks, panid selle alustassi, ütleme, kui siin teetassi peal nagu näidata, teetassiga seda ei tehta, ärge seda viga tehke, aga kui ta oleks kohvitass, jood ta tühjaks, nii et siin all on siis see paks, paned alustassi siia peale ja siis tavaliselt küll 2 käega, aga siis panete niimoodi nõrguma. Ja Margus praegu vaatab, mida ma teen asjadega. ja siis see vähene vedelik, mis siin on, see nõrgub ära ja siis siia tassi põhja jäävad mingisugused kujundid, mille peal siis saab ennustada. Kunagi mulle ennustati, seal tuli maakaart, nagu see maailmakaart tuli tassi põhjadele, öeldi, vau, sa vist reisid palju. Ja ma ütlesin, ei või olla. Aga tänasel päeval ta on rohkem ikkagi selline kas omavaheline meelelahutus, mida sa teed lihtsalt igavusest, et saaks lõbustada üksteist või siis mille eest võib turistina hästi palju maksta, et seal seda ülemist lage ei ole. Aga päriselt, kui sa kohvikus istud, siis mingisugune
salapärane vanatädikene ei tule sulle ennustama ja ma ei tea, mingit suurt õnne või õnnetust tooma, vaid see on ikkagi jällegi selline sotsiaalne elamus. Aga räägi ka kebaabist, sellest Iskender kebaabist, selles oli sul raamatus väga isuäratav jutt, et kui ma seda lugesin, et siis tahtsin, kus ma saaks seda. Kusjuures Tallinnas saab ka Iskender kebaabi, kui sellest alustada. Mulle näiteks Tallinnas väga meeldib see Balti jaama Türgi toidukoht, mis näeb välja nagu selline väike söökla, aga kus on minu meelest suurepärased Türgi toidud. Aga konkreetselt Iskender kebaab oli vist ka esimene kebaab, mida ma Türgis sain, võib-olla ka sellepärast on see emotsionaalne side sellega väga tugev. Aga ta ei ole selline rullkebaab, ta ei ole selline, mis sa paned kuidagi leiva sisse ja sööd tänaval ära, vaid mille jaoks sa pead ikka maha istuma, sulle tuuakse kandik ja vaagen ette ja seal on siis sellised õhukesed kebaabiviilud on lõigatud valge saia peale, valatud üle kõigepealt suhteliselt sellise vürtsika tomatikastmega ja siis veel selle värske liha küpsetamise rasvaga, mis sinna veel üle valatakse, et oleks hästi mahlane. Ja see on selline, ta on võib-olla üks nagu selliseid peenemaid kebaabiroogasid, et jällegi, mida tudengid lõunaks otseselt ei söö, aga mis mulle isiklikult väga meeldis ja mis oli pigem selline nagu raske õhtusöögi vorm pigem ja see tuleb Ida-Türgist, Hatay regioonis, kus on Iskenderi linn ja see on ta selline traditsiooniline kodupaik, aga ka suurtes linnades leiab ikkagi väga häid kohti, kus seda pakutakse. Väga halbu kohti ka, aga need väga halvad kohad on ka suhteliselt head, nii et tasub igatahes proovida. Ja kui ma nüüd järele võtan, siis tegelikult kõik need kebaabi nimed tulevad sealt ida poolt, siis näiteks on see Urfa kebaab, mis on hästi levinud Türgi restoranides, on see Sanli Urfa selle linna järgi ja siis on Adana kebaab, mis on samuti seal Süüria piiri ääres, nii et tegelikult jah, see on nagu see Anatoolia köök ju. Ja just nimelt ja mis on lihtsalt levinud niimoodi üle terve Türgi ja ka Türgist väljapoole, eks ole, et siin me istume ja räägime Türgi kebaabist. Ja, aga ma tahtsin veel rääkida sellest alkoholist, ehk siis eesti keeles on raki, aga öeldakse, et rakõ, et i sõna lõpus on õ. Et kas sa selle raki joomisega oled kokku puutunud või rakõ joomisega? Minul oli selline juhus lihtsalt, et Hille Hanso rääkis mulle, näitas mul tänaval seda ühte restorani, et ükspäev ma toon su siia ja siis ma näitan, kuidas seda juuakse. Ja minu jaoks oli see siuke, et mis seal ikka näidata, et sealt mingid eripärad on, aga las ta olla. Aga kunagi me ei jõudnud sinna ja ükskord siis sattusid mulle sinna 2 eestlast Istanbuli, keda ma pidin lõbustama ühe päeva. Ja mõtlesingi, et nad küsisid, kuhu võiks õhtul sööma minna niimoodi, et õlu võiks ka olla. Ja ma ei tahtnud väga sinna turistilõksudesse minna ja mõtlesin, et lähme sinna kuskile minu kodulähistele. Mõtlesingi, et ma viin ka sinna samasse, kus Hille näitas, et seal saab seda rakit juua. Aga meil nüüd plaaniski seda rakit juua, me võtsime hoopis, tellisime mulle mingi kala ja väiksed õlled. Ja pärast, kui ma Hillele mainisin, et me käisime seal söömas ja jõime õlut, siis ta nagu hoidis 2 käega peast kinni, issand. Et see on ju, need restorani nimetatigi, see oli oma nimetus, see on see Mehane, vist oli jah, Mehane äkki. Ja, et selles ju käiakski ainult seda rakit joomas ja siis ta ükskord, kui ma olin ka, järgmised sõbrad tulid külla mulle, et siis ta tuli kaasa ja näitas niimoodi, et tegelikult ma ükskord ostsin selle rakipudeli talle poest, tegin lahti ja maitsesin, issand, see ei kõlba üldse juua, see on easy maitse ja jumal, viskasin minema. Ja tegelikult näitas, et ei, et klaasi paned 1/3 seda siis nii-öelda viina ja 2/3 vett, isegi see võis olla soe vesi. Ja enne ammustasid alla natukene, vist oli kitsejuustu, see soolast juustu, siis ampsu magusat melonit ja siis võtsid selle lonksu seda rakku ja veesegu. Ja see oli tõesti hea ja sinna peale siis ampsati mingit meeset, et soovitavalt jogurtiga mingit kalapõhist sellist kastet. Vaat siis tuli see maitsete kombinatsioon ja vaat see oli nagu tõeliselt hea. Ja ma mõtlen minu kogemustes, vähemalt siis, kui mina seal olin, siis mulle tundus, et vabandust väga, et raki oli rohkem selline vanameeste joom.
et see oli see, mida tõesti kalarestoranides vanahärrakesed jõid ja samamoodi, et see kolmandik oli rakit ja siis vesi peale ja siis vaikselt trimbati, et ei olnud mingisugust šottide tegemist või midagi sellist. Ja võib-olla siis üks pudel läks niimoodi õhtul 4, 6, 8 inimese peale, mitme tunni peale joodi ära. Aga jah, et see kala oli hästi oluline ja selline soolane toit sinna kõrvale, et ta ei olnud kindlasti selline nagu peojook, vaid siuke samamoodi rahulikult istud, räägid juttu, heietad elu ja mida kõike veel. Aga ülikoolis nagu ei joodud seda. No ma kujutan ette jah, tõesti. Mulle tegelikult hiljem tegi selgeks, et see kodulähistel, mis meil see viisakas koht oli, meil oli 2 tükki neid tegelikult. Üks oli siuke hästi lihtne ja seal käidi ka niisama joomas. Aga teine oli tõesti siuke fancy koht ja seal tõesti nädalavahetustel olid alati sellised peenemad seltskonnad näha, et jõukamad türklased ja peeti just sünnipäevi ja hästi pidulikult riides ja väga ilus oli see kõik seal. Ja tegelikult see, mida sa ütled, toob ka esile seda, et üleüldse alkoholi joomine pigem nagu vähemalt minu ajal Türgis oli selline nagu kallim tegevus, mida tegid kas välismaalased või jõukamad inimesed. Tavainimesed suitsetasid vesipiipu ja panid sinna igasuguseid asju sisse, kui tahtsid lõbusamat õhtut. Et see oli nagu võib-olla tavalisem, kui et minna kuhugi baari ja seal midagi juua. Ja, mis mind näiteks üllatas see, et kui ma seal Istanbuli peal ringi seiklesin erinevaid rinnaosasid niimoodi avastades, et siis see oli vist see kant, kus on see Ortaköy mošee, sealt üks peatus praamiga sinna Galata poole, Beşiktaş, äkki vist jah, kas seal on see suur staadion? Just jalgpallistaadion. Võt seal piirkonnas oli, nagu terve kvartal oli täis selliseid kohvikuid ja baare, aga ma sattusin sellisele tänavale, kus ei olnud üldse alkoholi. Ma otsisin tegelikult kohta, et istuks kuhugi maha, võtaks ka mingi joogi ja äkki sõbruneks mõne kohalikuga seal. Ja ma ei leidnudki, sest olid ainult kohvikud, oli reede õhtu ja need olid puupüsti täis ja noored lõbutsesid, jõid lihtsalt kohvi ja lõbutsesid, mis minu jaoks oli nagu arusaamatu, et Eestis sellist pilti näha kujutada ette, et sa lähed reede õhtul vanalinna ja käid seal mööda tänavaid ja seal alkoholi müüdaks ja kõik rahvas on lõbus ja naeravad ja mõni võib-olla kõpsib trummi ja mõned tantsivad seal kõrval. Et see on minu meelest nagu hämmastav, et kuidas nad oskavad niimoodi ilma alkoholita pidutseda. Ja sellistes kohtades võib isegi natukene solvav olla, kui sa küsid, et aga kas, ma ei tea, õlut ka saaks või midagi, et ei saa, tule istu maha ja mängi lauamänge ja ole normaalne inimene, joo teed nagu teised. Et seda me ka tudengitega ühel hetkel harjusime ära, et isegi nagu Kaduköy linnaosas, mis on seal Anatoolia pool, Aasia pool, mis on nagu võib-olla üks kõige selliseid värvikamaid ja nooremaid linnaosasid, kus on ka kõvasti ööelu, et ka seal sa lähed, istud maha, võtad oma selle backgammoni mängu ette, mida türklased kutsuvad tahlaks, ehk siis lauamäng põhimõtteliselt, jood teed ja võib-olla poisid suitsetavad vesipiipu ja veedad terve õhtu niimoodi, järsku vaatad, kell on jälle 2 saanud öösel, et peaks vist koju minema, et see tee joomine on ikka paneb ikka aja niimoodi jooksma, lendama. Ja mul oli ka sama, et ma seal Türgis elades sõbrunesin rohkem süürlaste kui türklastega, sest kuidagi jah, neid Süüria pagulasi on seal praegu palju ja Hille tutvustas mulle paari neist ja sealt kaudu see asi arenes edasi, nii et jah, minu nagu seda türgi keelt ei õnnestunudki rääkima õppida, sest mu kohalikud sõbrad olid süürlased, kes rääkisid inglise keelt kõik väga hästi, olid väga haritud inimesed. Ja nendega saigi tihti niimoodi õhtuid veedetud, et me istusimegi nii kaua, kuni kohvik lahti oli, jah, tavaliselt seal Feneris, mis on seal Palati kõrval, kus ma elasin. Et see on nagu nii palju lahedaid ja ilusaid kihvte kohvikuid, et kus sa võtadki, mina jõin seal teed tavaliselt ja võtad jälle järgmise tee ja jälle jutustad ja vaatad möödakäijaid ja see kõik see elu on nii kirev ja nii põnev. Just, et inimesed on ka ise nii huvitavad ja kui sa lähed ka üksinda, siis sul on 5 minuti pärast juba 10 sõpra ümberringi või 10 minuti pärast 5 sõpra, mis iganes, aga põhimõtteliselt, et see sotsiaalne elu on see lihtsalt kuidagi nii elav, kellelgi ei lasta üksinda olla ja ma arvan, et see meestel ja naistel on vastupidi või siis sõltub ka vanusest. Et minul oli pigem see häda, et ma käisin ja istusin ja vaatasin, et ma olin harjunud teistes riikides, kus ma läksin, siis seal ei saanud nagu kaua üksi istuda. Aga et siis Türgis kuidagi
türklased ise kartsid ligi tulla, sellepärast nad ei oska inglise keelt väga paljud. Ja tõesti, tihtipeale oligi, kui ma hakkasin kellegiga suhtlema, siis selgus, et keegi häbeneb minuga suhelda, sest ta ei oska rääkida ja piisavalt hästi rääkida ja siis ta nagu võõrastas natukene. Aga... Minu vist jah, olid natukene teistsugused kogemused, aga see oli ka nii vahva lihtsalt näha, kui väga nagu inimesed otsisid sellist, ma ei tea, uusi tutvusi ja lihtsalt välismaalasega ka juttu rääkida. Ma arvan, üks mu kõige vahvamaid lugusid, kuidas ma nagu sõbrunesin võõra inimesega, oli ühel suvel pärast oma õpinguid. Ma olin Airbnb's ühes korteris, mille allkorrus oli kohvik ja seal kohviku barista teadis, et ma olen Eestist ja iga hommik, kui ma tulin sealt trepist alla, läksin kohvikusse, siis ta pani meie Stig Rästa eurolaulu mängima ja hüüdis kõva häälega eesti keeles tere hommikust. Tema oli hästi suur Eurovisiooni fänn ja õudselt armastas konkreetselt Stig Rästat. Et siis mul oli kohe hea meel sellise ka nagu meie popkultuuri üle sõbruneda. Mina mäletan mu see oligi kõige esimene kord, kui ma läksin omapäis sööma. Ma olin just Hille juurde kolinud, ta oli mulle teinud selle ekskursiooni ümbruskonnas ja siis, kui ma lõpuks üksi jäin, läksin esimest korda välja sööma, istun mingisse kebabi kohta maha ja ettekandja või seal poiss, kes seal süüa tegi, küsib, et kus sa pärit oled ja mõtlen Eestist. FC Flora, FC Levadia, kumb on sinu lemmik? Ütlesin, ma ei tea, ma ei vaata jalgpalli eriti, miks? Et sellist asja poleks nagu elus oodanud, et näed, seal üks oli Eesti eurolaulude fänn, et teine oli Eesti jalgpalli fänn. Aga kui kiiresti sa üldse õppisid selle keele ära, siis tegelikult sa ei läinud ju selle mõttega üldse sinna, et türgi keelt õppida, sa lihtsalt pandi olukorda, et sul jääb muud üle. Jah, kuna kõigepealt, kui ma Türki läksin, siis ma sättisin ennast elama Üsküdari linnaosasse, mis on ka selline traditsiooniline, religioosne linnaosa, kus eriti väga palju inglise keelt ei räägitud, kus peamiselt elasid suured perekonnad oma väikeste lastega ja kus tõenäoliselt ma olin ka üks ainsaid välismaalasi, kes seal elas või vähemalt nagu, ma ei tea, näo järgi tundus, linnapildi järgi tundus. Aga ta oli selline, selles mõttes suurepärane pisikene linnaosa nagu väike külakene või nagu mingisugune Eesti väike linn, kus võõra inimesena sa astud sinna sisse ja kõik juba vaatavad, et ahah, võõras, huvitav, mis sa tahab siit. Ja kui nad näevad, et sa nädal aega hiljem oled ikka siin, siis mõtlen, et aga järelikult uus sõber, et siis peaks ju teada saama, mis tal on tarvis, mis me saame talle pakkuda, kas tal on vaja abi millegagi. Aga jah, mis tähendas, et inimesed olid õudselt jutukad, aga inglise keelt nad ei rääkinud. Nii et ühel hetkel mul ei jäänud lihtsalt mitte midagi muud üle, kui hakata rääkima seda türgi keelt. Et ega aru ju ei saanud, aga iga sõnaga, mis juurde õppisid, said ju natuke rohkem aru. Ja kuna teised said inglise keelest veel vähem aru selles konkreetses linnaosas, siis lõpuks vist 2-3 nädalat pärast seda, kui ma olin sinna kolinud, pidin ma ikkagi selliseid igapäevavestlusi juba türgi keeles pidama ja asi seda siis oli ära õppida. Tänavakeel ei ole ju nagu selles mõttes suurt midagi, aga sellist kõrgetasemelist intelligentset türgi keelt, selle rääkimine on ikka nagu hoopis teine tera. Jah, ma ikka selle koha pealt olen väga nigel, et ma ei õppinud selle 1,5 aastaga rohkem ära kui ikka Teşekkürler ja Merhaba, aga ka see, et seal kaubanduses oli see, et istun seal jälle oma selle varustaja poes ja siis hakkasid mingid sõnad nagu vaikselt tulema, et räägib mingist Fiatist kogu aeg, mõtled, mis Fiat, mingi auto, mingi Fiat ja selgus, et see Fiat on hind. Ja siis seda kaubakasti kutsuti kuidagi oli kooli või kuidagi kirjutatakse jah, kooli nüüd ma näen kastide peal on kirjas. Aga siis hakkasid tulema vaikselt, et Siparish oli nagu tellimus ja see oli naljakas see, et kui ta oli uus toode, siis ta näitas, et jeni. Siis ma lõpuks juba teadsin, jeni on uus, aga siis ta vaatas, et ma vist ei saanud aru või ma ei olnud huvitatud, siis ta ütles nev. Nagu inglise keeles new, nagu kas ta ei osanud öelda, nev. Aga sa õppisid koolist ka ju türgi keeles seal. Räägi sellest ka, et tegelikult sa õppisid isegi 2 ülikoolis. Ja ma olin 2 instituudis, samas ülikoolis, aga see oli natuke minu enda rumalus. Ma mõtlesin, et kui ma võtan lihtsalt ained, mida ma tahan õppida, siis ma saan siit neid õppida. Nagu tihti Eestis vähemalt ülikoolides on, aga tuli välja, et seal vaadati pigem instituudide järgi ja lõpuks mina olin ennast sokutanud kogemata 2 instituuti, mis üksteisest asusid veel selline 1,5 kuni 3 tunni kaugusel olenevalt liiklusest ja ma ei tea, tulesuunast ja kõigest. Ja see sai olema päris paras peavalu, et neid 2 asja omavahel ühendada.
aga minu peamine instituut oli lõpuks selle ülikooli teoloogia instituut, mis oli siis puhtalt tegelikult selline nagu islamistlik õpe ja seal ma õppisin natukene religiooni, natukene keelt. See oli hästi põnev osa raamatust tegelikult. See oli õudselt huvitav kogemus ka, selline kogemus, mida praktiliselt kusagilt mujalt ei saagi saada, et õppida nagu päris islamistlikus instituudis, ise olemata moslem seejuures ja olema. Ma ei kujuta ette, palju üldse sellised eestlased võib veel olla, kes on sellises kohas õppinud. Jah, isegi seal nad ütlesid, ei, meil on olnud küll välismaalasi, et ükskord oli üks sakslane ka põhimõtteliselt, aga tema tegelikult oli ka saksa-türklane ja selles mõttes nagu päris võõraid inimesi, need olid ikka natukene üllatunud, kui nad mind seal nägid, aga lõpuks harjusid ära. Ja teine oli siis mul poliitikainstituut, aga mis oli naljakas, oli see, et poliitikainstituudis, kus kogu õpe toimus inglise keeles, seal ei rääkinud tudengid põhimõtteliselt sõnagi inglise keelt niimoodi, et loengud lõpuks loeti ikkagi türgi keeles ja need 3 välismaalast, kes seal olid, see oli nende oma asi, kas nad said aru või ei saanud. Ja lõpuks mina siis käisin ka nendes türgikeelsetes loengutes, mis mul ikka üle jäi, kui lõpuks kuidagi pidi ju eksamid ära tegema ja kuidagi pidi ju aru hakkama saama. Aga seal Islami instituudis seal räägiti fantastilist inglise keelt, et seal polnud üldse mingisugust küsimust, et tähendab, mina tean ainult seda, kuidas tüdrukud rääkisid, poistega mul ei olnud lubatud rääkida, aga tüdrukud, nad olid ikka, ma arvan, et lasteaiast alates inglise keelt õppinud, et tõesti nad rääkisid niivõrd soravalt, sellise sõnavaraga polnud mitte mingisugust probleemi nagu omavahel suhtlemisega. Ja see oli, ma ei tea, välismaalasena seal õppides oli nagu tore, et need tüdrukud olid õudselt vahvad, hästi armsad inimesed ja nemad tõesti võtsid mind täitsa oma tiiva alla, tegid kindlaks, et mul kordagi ei olnud ühtegi küsimust, millele ma vastust ei saanud, et ei olnud nagu mingeid probleeme, ei olnud millestki puudust, nad selles mõttes hoolitsesid põhimõtteliselt iga päev, et mul oleks kõik hästi ja siis nad natuke võtsid mind oma siukse nagu tasku eurooplasena või tasku kristlasena veel enam ka, iga eurooplane on ju kristlane. Ja siis, kui läksid nagu väga teoloogilisteks need arutelud, siis vahel ikka keerasid niimoodi, kogu klass keeras oma näod minu poole ja küsis, kuidas on? Jah, täpselt, et mis te seal Euroopas teate. Aga selles mõttes oli huvitav kogemus, et jah, mida sa siin õppides ei saa kunagi ja mis, ma ei tea, pole võib-olla otseselt ei positiivne ega negatiivne, vaid oli lihtsalt täiesti teistsugusesse keskkonda panemine ja seal siis ujuma õppimine. Aga jah, sul oli ka seal olukordi, kus see, mis sa õpetad, see oli täielik vale või räägiti Euroopast sellised asju umbes, et meie teeme siin kõik õigesti, aga miskipärast ei võeta meid Euroopa Liitu ja tegelikult meie pole milleski süüdi ja... No see oli, jah, selles mõttes need olid ka naljakad võib-olla kogemused. Mul oli üks konkreetselt Euroopa Liidu kursus, mida ma võtsin, kus siis õpetati Euroopa Liitu ja kus ma niimoodi väga reas peitsin ennast, et ärge nagu ometi nähke, et ma siin olen, nagu tahaks teada, mis te räägite. Seal jah, räägiti nagu suhteliselt ühepoolselt võib-olla seda Euroopa Liidu küsimust just, aga eks teistes loengutes oli nagu huvitavaid asju, ühes loengus üritas, mingi teoloogia loeng üritas professor tõsimeeli väita, kuidas loomadel ei ole aju ja sellepärast loomad ei olegi usklikud, et kuna neil ei ole aju, nad ei saa ju olla siis usklikud. Ja selle peale isegi mul nagu kaastudengid vaatas, et okei, me ei hakka midagi ütlema, et kui me vait oleme, äkki ta siis lõpetab kiiresti ära selle teema. Et seal mida ma nagu nägin ja imestasin, oli lihtsalt see austus professorite ja austus õppejõudude vastu, mida võib-olla neil nii palju ei ole, aga mis seal oli selles mõttes ikkagi nagu täiesti ainitine, et olgu me võib-olla ei võta kõike 100% kullana, aga me kindlasti ei näita seda siis välja, et me ei võta seda 100% kullana. Et seal see selline hierarhilised suhted olid nagu üsna tugevalt paigas ja austus jah, endast vanemate, endast targemate vastu oli nagu väga kindel, isegi kui alati see endast targem ei olnud nagu targem, aga sa ei olnud kunagi sellel positsioonil, kus sa saaksid kahelda nendes sõnades, mida sulle õpetatakse. Aga lisaks sellele, et sa õppisid seal rääkima, sa õppisid seal kohapeal ka autoga sõitma, selles mõttes, et sa siin juba olid sõitnud, aga sa õppisid Türgi moodi sõitma. Et müts maha, mina ka jah tõesti autoga Türgis sõitnud, aga eks mul on sealt kogemust Aasiast ka juba omajagu, aga et üksinda minna nii noore naisena, et ilmselt sul ei ole mingit väga kõva ralli kogemust, et siis Türgis sõitma minna. Ma ei tea. Ja ikka, no eriti see linnaliiklus, et... See oli jah paras selline
närviharjutused, kuidas ennast rahulikuks sundida ja kuidas õppida lihtsalt nendes nagu kirjeldamata või kirja panemata reeglites käituma. Sest esmapilgul sa vaatad, mingeid reegleid pole, kõik sõidavad kuidas tahavad ja ma ei tea, milleski kinni ei peeta. Aga lõpuks nii Istanbulis kui ka teistes linnades sõites ikkagi nägid seda, et reeglid on küll, lihtsalt keegi ei ütle, mis nad on, aga kõik teavad, mis nad on ja sinu asi on aru saada nii kiiresti kui võimalik. Aga lõpuks ma sõitsin ise seal ka niimoodi, üks konkreetne episood on mul hästi teravalt meeleks, kus ma sõitsin ringtee peal, kus oli 2 tavalist rida ja siis 5 rida veel nagu lisaks, et kes lihtsalt sõitsid, kes kuhu tahtsid minna. Mul oli ühes käes telefon, teises käes huulepulk ja siis küünarnukkidega üritasin niimoodi seda rooli keerata ja siis ma mõtlesin küll, et okei, nüüd ma olen valmis. Nüüd on mul täiesti okei Türgis sõita, ma olen samasugune autojuht nagu kõik ülejäänud. Ja eks see põhiline oligi see, et liikluse eeskirja sa võid enam-vähem ära unustada või ta on selline soovituslik, aga selle eest kõik vaatavad väga täpselt, mida teised ümberringi teevad. Et jah, sul autod sööstavad üksteise vahelt läbi ilma, ma ei tea, suunda näitamata, ilma nagu mingisuguste märguanneteta, aga selle eest kõik on nii nagu tähelepanelikud, et nad saavadki söösta, kõik teevad ruumi ja siis annavad hiljem ise ka gaasi. Et mina ikkagi mingisuguseid õnnetusi nägin väga vähe juhtumas ja valdavalt inimesed lihtsalt arvestasid üksteisega, mis on võib-olla midagi, millest me saaksime ka õppida, et natuke rohkem nagu arvestada sellega, mida teised ümberringi teevad. Nii et lõpuks sai selliseks eluõppetunniks üldse see autoga sõitmine seal. Ja, kusjuures, kui ma hakkan mõtlema tagantjärele, siis ma ei näinud küll Istanbulis, kui on väga hullumeelne liiklus, et ma ei mäleta mingit liiklusõnnetusi autode vahel. Nägin küll jah, et olid ja tõuksiga, just tänapäeva moodne asi, et just tõuksid seal kihutasid liikluses maanteedel, või päris kohe linnaliikluses, mitte kõnniteedel, aga ja neid tõuksiõnnetusi oli seal ja vahest ka mingi mootorrattaga olid jalgu jäänud. Aga mäletan küll, kui ma ükskord kohtusin seal grupiga Eestist oli tulnud suurem seltskond ettevõtlikud naised Raplamaalt, selline organisatsioon suisa, tulid Istanbuli ja kuna mul seal oli päris mitu tuttavat, et siis ma sain nendega linna peal kokku ja ühinesin nende ekskursiooniga, neil oli seal 3 päeva kestis see ja ühe päeva tegin nendega kaasa ja siis kui ma sõitsin nendega läbi Istanbuli linnabussiga ja seal oli parasjagu keskpäev ja liiklusummikud ja siis üks naine küsis minu käest, et ja sulle tõesti meeldib siin linnas, et ma ei ole siiamaani veel midagi toredat näinud. Sa nagu ainult oledki siin liikluses. See võtab ka võib-olla natuke aega, et harjuda. Kui sa lähed võib-olla esimest korda üldse Euroopast välja või esimest korda nagu nii meeletult suurde linna nagu Istanbul, siis eks ta ongi, tundub kaootiline, tundub lämmakas, tundub, et õudselt palju rahvast on ümberringi, aga selles nagu peitub ka nii suur selline, ma ei tea, värvikus ja võlu, et ma arvan, see on natuke harjumise asi. Mina Lähis-Ida regioonist esimesena ma käisin Marrakechis, Marokos, kus ma mõtlesin küll, et õudne, ma ei tule mitte kunagi siia tagasi enam. Kohutav riik, kohutav linn, kohutav regioon, mis iganes. No läksin 5 aastat hiljem tagasi, mõtlesin nii rahulik, milles on probleem oli. Et eks võib-olla see taluvuspiir natukene ka muutub lihtsalt nende kogemustega. Et Istanbul on ikka fantastiline linn, isegi kui ta sind veits ära väsitavad. No siis lähed õhtul koju ja järgmine hommik vaatad jälle nagu värske pilguga, et ikka mõnus on. Oi, ma ei väsinud kunagi ära sellest ja tõesti see tunne, sa kirjeldasid seda nii hästi, seda tunnet seal, et kuidas sa nagu seda tunnetasid seda ajalugu ja seda kultuuri ja kõike seda, kui võimas see kõik oli, et mul oli täpselt sama tunne iga päev, kui ma läksin kodust välja, et see ongi see nagu läheksid, asud uksest välja, oled ajaloo muuseumis ja alati, kui ma seal jalutasin üle selle Galata silla või siis see teine, mis on see Halitsi, see metroosild, et sealt ikka üle läksin, et siis ma ikka iga kord vist peatusin seal ja vaatasin ja ma arvan, iga päev tegin ühe pildi siia ja sinna poole, et see tunne oli võimas ja mäletan, kui Hille käest küsisin, talle kirjeldasin seda, et tead, see on nagu nii võimas tunne siin iga päev kõndida, siis ta ütles, et jah, see kestab umbes 2 aastat. Aga ma ei kujuta ette, mul ei ole siia üle läinud, et ma olen pärast seda ka käinud kordavalt Istanbulis, et võib-olla ka oleneb, ma ei tea,
inimesest ja natuurist, mis igatahes Türgi kirjanik Orhan Pamuk, kes on, ma arvan, läänes üks kõige loetumaid kirjanikke, ütleb ka, et ta on terve elu elanud Istanbulis, aga pole ikka veel linna absoluutselt näinud, et kunagi ei jõua seda linna ära näha, seda päriselt tundma õppida, sest see lihtsalt on nii meeletult palju ajalugu, nii palju peidus, et jäädki uuesti käima, nagu sa ise ka tead. Jaa, aga eks see tõesti sõltub inimesest, inimesed on erinevad ja ma olen ka kohanud selliseid inimesi, keda näiteks häirib see kutse palvusele, et 5 korda ööpäevas, et selle kohta on ikka väga halvasti öeldud ja mul ühes grupis tõesti inimesed vahetasid oma hotellitoa teise tiiba, sellepärast et nad nägid minaretti aknast. Minu jaoks oli lemmikasi üldse 5 korda päevas, sa tead täpselt, mis kell on. Et kuna see kutse palvusele, see käib nagu päikese järgi, et päikese tõusu ajal on esimene, see on siis esimene palvus, mida religioossed inimesed peavad ja viimane on siis, kui kõige viimane valgus on ära kadunud, et isegi mitte päikeseloojang, selle jaoks on eraldi kutse, aga see kõige viimase valguse palvus on ka. Et siis selle esimesega, mis näiteks kell 5 hommikul sulle kõrva karjub, tead, et ma saan veel 2 tundi magada. See on nii armas tunne. Ja see hommikune, see on veel ka kõige ilusam kutse alati, nii et siis seda on hea niimoodi muusikana kuulata, magad edasi ja siis hiljem juba ärkad järgmise peale üles. Jah, seda on kohe, teed vahet inimestel, et näiteks ma Epetroniga palju suhtlen ja siis ikka jätame üksteisele audiosõnumeid ja vahel, kui ma saatsin talle mõne audiosõnumi seal Istanbuli tänaval kõndides, et siis ma ise ei pannud tähele, kes ta ütles, et issand, kui ilus, et sul on see laul seal taustaks kogu aeg, et see on nagu nii ilus. Jah, see laul seal taustaks on tegelikult Koraani retsiteerimine, mida siis teevad usumehed. Täna võib-olla natukene rohkem isegi lindi pealt, ma päris kindel ei ole, aga kindlasti mikrofonis. Vanasti tehti seda lihtsalt seal tornis karjudes. Aga see on minu esimeses linnaosas Üsküdaris, seal näiteks on 2 mošeed, mis on üksteisest üle tee. Üks on ehitatud mingisuguse sultan vist Ahmedi tütrele Mihrimaale ja teine oli äkki Beigmehele. Ja siis need 2 mošeed, need 2 palvuse kutset on pandud üksteisega dialoogi niimoodi, et üks alustab mingisugune 10-15 sekundit varem, teine vastab talle ja siis need käivad nagu sellise dialoogina 5 korda päevas. Vahepeal, kui seal veel 10 naabruskonna mošeed hakkab ka seda sama retsiteerima, vahepeal läheb õudseks kakofooniaks, aga jällegi see mõte ise on nii ilus, et siis need mošeed omavahel ka suhtlevad ja ma ei tea, minule nagu väga-väga meeldib see ja Lähis-Idas ka käies need palvusele kutsed minu jaoks nagu mõjuvad pigem sellise nagu positiivsena või kuidagi nagu kohati isegi rahustavana. Sama siin, et nagu on tunelaul mulle. Ja põhimõtteliselt. Ma vaatan, et aeg on armutult lennanud, et me oleme nagu tund aega rääkinud ja... Et räägime tund aega veel? Vabalt jah, aga äkki laseks mikrofoni ringi käima, et kui kellelgi on küsimusi, et siis mis iganes Türki reisimise kohta või eriti Istanbuli kohta, et me mõlemad oskame kindlasti anda soovitusi. Jah, palun. Ja aitäh teile. Mina olen tegelikult seda raamatut lugenud, sest ma kohe tellisin, nii kui see Petrona printist ilmus, sest ma olin Minu Iraani ennem lugenud, mis oli väga hästi kirjutatud. Ja Türgi raamat oli ka väga huvitav just see, nii see instituudis õppimise aeg, kui need reisid, kus sa käisid. Et neid oli, seda infot oli nagu hästi huvitav lugeda. Ja sinu emotsioonid sinna juurde, ühest küljest see informatsioon, teisest emotsioonid, et see oli nagu nii tore. Ja siis nende inimestega kohtumine, et sa kohtusid nii palju erinevate türklastega ja rääkisid nagu nende elu lahti, et see oli ka hästi põnev nagu. Et mina olen ise ka saanud Türgi nokkuse, sellepärast ma kohe hakkasin seda lugema ja ma saan aru, et meil kõigil on nagu oma Türgi, kes me oleme seal olnud ja ma saan aru, et Türgi on tohutult ohtlik koht, et sa ei taha enam tagasi tulla. Et sa oled nagu addicted pärast, et sa oled nii huvitatud sellest. Ja see Türgi kõige suurem oht on see, et nii õudselt hakkab meeldima. Ja ma tahtsingi küsida, et sa praegu käid ka veel Türgi vahet? Käin küll jah, et nüüd küll harvemini ja lühemateks perioodideks, aga ei saa sellest päris lahti ikkagi, et tahaks ikka rohkem aega veeta ja nüüd võib-olla ka natukene teise nurga alt, et vähem olla Istanbulis linnas koha peal ja rohkem käia kuskil nendes paikades, mida veel ei ole näinud, sest see riik on ka nii meeletult suur, et ei jõua ju, kui isegi nagu Istanbuli linna ei jõua ära avastada ühe eluaja jooksul, siis Türgi kogu riigiga on nagu veel raskem.
ja mul oli hästi huvitav lugeda ka sinu elamisloa lugu, sest mina olen võib-olla teist viimane, kes on elamisloa saanud, aga ega ma ka ei tea, kust ta on. Mul õrna aimugi. Minul nüüd on see rahakoti vahel vahet pole, et 5 aastat juba aegunud, aga kätte ma ta sain ja ma ei anna seda ära enam. Nii, aga kas on veel küsimusi, kommentaare, muljeid? Ma siis küsiksin. Nii, aitäh, väga põnev on siiamaani olnud, aga ma tahaks ikkagi küsida, et ma ei ole veel lugenud, ma alles hakkan lugema seda raamatut, et mis oli siis see põhjus, mis tõi varem ära tagasi? Mis tõi varem ära, see on võib-olla natukene keeruline põhjus, vanemad ärge kuulake. Aga mul oli natukene kehv kogemus lõpuks seal ühe elupaigaga, kus ma tahtsin elukohta vahetada ja selle peale mul korteri omanik tuli natukene kallale või tahtis tulla, siis ma kutsusin omal kohalikud Ida-Euroopa poisid, kutsusin appi, ütlesin jookske nüüd mulle siia 5. korrusele ja valvake, kuni ma oma asjad kokku pakin ja siis pärast seda mõtlesin, et ma enam ei jaksa, et tahtsin lihtsalt koju tulla. Et jah, see oli nagu see selline katalüsaator seal. Just jah, et see minu Türgi oli hoopis teistsugune, et mul ei olnud selliseid konflikte ja kuidagi kõik oli hästi positiivne, vähemalt nii palju, kui ma mäletan sellest. Oli küll jah, mingisuguseid asjade klaarimisi kaubanduse vallas muidugi, aga üldiselt jah, et kui sina leiad kiiremini kontakti, sest tõenäoliselt naisterahvas mehed tulevad, tahavad rääkida ja nii edasi ja minuga ei tahtnud keegi rääkida, ei tulnud keegi ligi. Et siis samas ka, kõik oli hästi rahulik. Ma leidsin kiiremini konflikte ka ja... Võib-olla küll, jah. Ma olin ka selles mõttes hästi nagu raskel ajal seal, ma ütleksin, et see oli nagu lihtsalt ühiskonnas oli hästi palju pingeid just siis üles tulemas, kui mina seal olin, et seal oli väga selline järsult tõusev inflatsioon, mis viis inimeste elatustaseme praktiliselt päeva pealt nagu alla ja oli selliseid mingeid poliitilisi küsimusi üleval, see oli lihtsalt raske hetk ja selliseid igapäevaelu pingeid oligi rohkem kui võib-olla siis, kui ma sinna läksin. Et selles mõttes see, et mul oli seal, ma ei tea, üks negatiivne kogemus, see ei näidanud minu jaoks absoluutselt, et Türgi on selline, vaid lihtsalt, et see oli raske hetk, see oli võib-olla raske inimene ja lihtsalt niimoodi oligi, et see oleks võib-olla juhtunud samadel tingimustel ükskõik kus mujal Eestis samamoodi. Ja tegelikult oli jutu alguses juba aru saada, et sa läksid sinna selle asukoha pärast, sulle väga meeldis see, aga tegelikult see mees ise oli juba siis alkoholilõhnadega, kui sa sinna sisse valisid. Ja just, et seda võib-olla ei osanud ka sellise nagu ohumärgina näha ja lihtsalt nii palju veel selgituseks, et siis, kui mul see ebameeldiv kogemus oli, siis ta tõenäoliselt oli ka mitte nagu lihtsalt alkoholi tarbinud, vaid mingisuguste muude mõjuainete all ja lihtsalt oligi nagu 10 halba asja üheskoos. Aga see ei võtnud mul nagu sellist Türgi armastust kuidagi ära, vaid lihtsalt ütles, et okei, mine nüüd natukene kaugemale ja siis on Türgi ikka sama armas edasi, kui saab seal käia nii nagu tahad. Veel küsimusi? Sest ega me räägime selle 2 tundi täis niikuinii, et see... Nii, alguseks ma ütlen, et mina olen ema, et lihtsalt, et see kommentaar, mis tuleb, et siis oleks aru saadud, miks see selline on. Et ma arvan, et oma esimese kebaabi maitse sa said sel päeval või sel hetkel, kui sa käisid 5. klassis. Nii et ma tunnen natuke nagu süüd selles, et sa sinna midagi Türki lõpuks välja jõudsid. Aga see selleks. Aga ühes asjas ma praegu ei ole enam kindel, aga mulle tundub, et see vist oli Türgi, kus sa rääkisid, et sa olid ühel hetkel ka miljonär. See oli Iraan tegelikult. Vabandust siis, aga võib-olla ikkagi räägi oma miljonäri kogemust ka. Lihtsalt need riigid, kuhu ma lähen, seal satub kohe mingisugune meeletu inflatsioon toimuma, nii et ma ei tea, ärge mind külla kutsuge või võib-olla on siin mingi seos, aga jah, kui ma Iraanis olin veel natukene enne Türgi aegasid, siis seal ka päeva pealt valuuta kukkus niimoodi, et inimesed nagu röökisid tänavatele, kas keegi ainult ostaks mult valuutat ja annaks eurosid ja nii edasi. Ja kuna seal
no lõpuks, kui mina olin siis 1 euro eest, kui ma sinna läksin, sai 42 000 kohalikku reaali, siis kuu aega hiljem sai 1 euro eest juba 90 000 kohalikku reaali, et no siis see miljonäri staatus oli nagu suhteliselt lihtne tekkima, aga noh, nii palju infoks, et täna vist saab seal juba 200 000 või natukene rohkem, et noh, Türgis ei ole asi üldse nii hull, et seal oli vist niimoodi, et kui ma algul läksin, sai 1 euro eest 2 appi, ütle mulle nüüd. 1 2-le jah. Ja mäletan, et sa kirjeldasid seal, et 2000, kui sa ära tulid, siis oli umbes 1 8-le vist. Ja vist küll. Ja mina läksin, oli 1 10-le ja praegu on ligi 40 ja kuskil 38. Üle 40. Üle 40. Et noh, ka suur selline kukkumine ja eks no paratamatult, kui need muutused parasjagu toimuvad, siis inimesed on ikka nagu endast väljas ja lihtsalt mures ja siukse suure pinge all, et kui meil järsku $1 eest saaks 50 eurot, siis oleksime ise ka ilmselt päris endast väljas. Ja minu jaoks oli hea nagu see indikaator, see kohalik sai ja knekk, mida nad söövad iga toidu kõrvale, et alati on see hakitud, viilutatud toitudega restoranis ja tasuta ka juures, kui sa sööd midagi, et siis saad võtta. Et minnes oli see knekk 2,50 ja aasta pärast see maksis 10, et kohaliku jaoks oli siis läinud see elu 4 korda kallimaks, kuigi minu jaoks oli valuutakurss ka nii palju muutunud, et minule jäi ta ikka sama hinnaga, aga kohaliku jaoks oli 4 korda kallim. Ma ütleksin, et praegu ka euro eest on ikkagi umbes sama elatustase, kui oli siin ka võib-olla 7, 8, isegi 10 aastat tagasi, et lihtsalt see kohalike elatustase on nii palju nagu keerulisemaks muutunud. Aga noh, jällegi, kui minna sinna turistina, kui minna sinna lühikeseks ajaks, siis seda võib-olla enda nahal nii väga ei tunne ja noh, riik on ikkagi tohutult ilus, inimesed on ilusad ja head ja on ikkagi palju, mida näha ja kogeda. Kas sa ise ei ole reisijuhina tegutsenud? Ei ole üldse käinud. Et jah, minul seda kogemust ei ole. Mul nii, kui ma sinna läksin, siis hakkasid sõbrad käima, et Hilja tegi mul alguses sellise tutvustava tuuri ära, siis ma teadsin, kuhu neid viia ja siis ma selle aja jooksul ma sain vist teha mingi 7-8 tuuri ja nüüd hiljem ka veel olen suisa asendanud reisijuhte GoTravelis ja praegu on jah neid pakkumisi tulnud, nii et kellelgi on reisijuhti Istanbuli vaja, et siis olen olemas. Ja mina tegin reisi ainult sõpradele ja pereliikmetele, kes külla tulid näiteks peekonipaki eest või midagi, mida koha pealt ei saanud, et siis pidin ütlema, et palun Eestis tooge mulle altkäemaksuks siis mingi defitsiiti. Enne tegin ka täitsa tasuta. Üks naljakas lugu. Vahest nagu otsisingi eestlaste kontakti, et ma kuulen tänaval räägitakse eesti keelt, ma läksin ligi ja ütlesin tere, et ma olen ka eestlane ja siis mõni põgenes ära. Leidsid kohe mingi vabandus, et ahah, me just hakkasime sinna poole minema ja ma lähen ka sinna poole. Ahah, aga jah, meil on natuke kiire. Mõtlesin, et no kes see tikub ligi, aga ei, ükskord oli tore noored väikse lapsega ja mis nii noored enam, ikka 40 mingi võib-olla. Et siis läksin ka juttu tegema, ega nad ei teadnud, kes ma olen. Kartsid ka natuke, et mõtlesin, et mul on tegelikult aega, et ma võin teid viia, kas te seal olete käinud juba, uurisin kavatsi, olete olnud ja võin teid viia kuhugi. Ja siis tulnud, et me ei teagi, et kas võib-olla saame ise ka hakkama ja ei, siis teate, noh, ma lihtsalt, mul on aega, ma võin viia. Ja siis mainisin, ütlesin oma nime ja lihtsalt vahepeal jõudsid guugeldada, siis said aru, et ei, ma vist ikka ei ole mingi kahtlane tüüp, et ikka siit-sealt Google'ist leiab üles. Ja lõpuks siis tegingi neile ühe päevase tuuri ja siis, kui see tuur läbi sai, õhtul praamiga sõitsime linna tagasi ja siis nad küsisid, et noh, meil saab nüüd reis läbi, et mis selle reisi kõige lahedam asi oli, see poiss ütles, et täpelikult Margus. Minul oli ka ühe korra kogemus, kus ma kuulsin eesti keelt ja siis ma jooksin kohe ligi, ütlesin, ma ei ole 3 kuud eesti keelt kuulnud. Ja siis mind vaadati ka umbes ükse pilguga, et okei, pole meie mure. Miks sa seda meile räägid? Siis sain aru, et okei, Eestis saab ka eesti keelt rääkida. Nii, aga tõesti see Facebooki salvestusel käib ja selle võib vist nüüd kinni panna, et juba üle tunni on läinud ja keegi viitsi tavaliselt vaadata nii pikki salvestusi, et
et siis